Tere päevast! Nii, kordus tuli väga hästi välja. Rõõm teid kõiki siin näha ja täna me räägime teile Leedu lastekirjandusest, ühest graafilisest romaanist, mis kohe-kohe varsti ka eesti keeles ilmub. Siin on ta leedukeelsena, aga sellest raamatust kohe lähemalt. Mina olen selle raamatu tõlkija, minu nimi on Tiina, aga minuga koos on siis selle raamatu illustraator, piltide autor Liina Itakaki. Kahjuks ei ole meie täna tekstiautorit, kirjanikku Marius Martsinkevitšust, aga temast me räägime. Nii et ole hea, annan sõna Liinale. Me oleme välja töötanud sellise slideshow, kus on pildid, räägime siia peale, näitame, seletame ja lõpus siis saate küsida küsimusi, mängime mänge. Nii nagu see plaanis oli, et selline on meie enam-vähem päevakava. Ma usun ja loodan, et see sobib. Liina räägib leedu keeles ja mina siis teen sellist kiirtõlget siia juurde. Tai sveiki. Pirmiausiai noriu pristatyti rašytoją Marių Marcinkevičių, kurio šiandien su mumis nėra. Tere päevast ja alustuseks siis Liina ise tutvustab meile kirjanikku Marius Martsinkevitšust, keda täna ei ole. Jis pradėjo rašyti ne taip ir senai, atrodo 2016 metais, bet jau yra parašęs daugiau negu 20 knygų ir jo knygos yra verčiamos į užsienio kalbas, statomi spektakliai, kuriami animaciniai filmai, yra labai žymus Lietuvos rašytojas. Ta hakkas kirjutama mitte just väga ammu, umbes 2016. aastal, aga praeguseks on ilmunud juba kõvasti üle 20 raamatu, mida on tõlgitud väga paljudesse erinevatesse keeltesse. Ta on väga populaarne kirjanik Leedus ja tema raamatute põhjal tehakse multifilme, tehakse teatrietendusi ja nii edasi. O šiaip jis visą laiką apie save pasakoja, kad kai buvo mažas, labai gerai mokėjo rašyti rašinėlius, bet šiaip buvo prastas mokinys ir jį išmetė net iš 7 mokyklų. Ja talle meeldib enda kohta tutvustuseks alati öelda, et tal õnnestus kooli ajal väga hästi tulid välja kirjandid, et ühesõna oskas kirjutada, aga tegelikult oli ta erakordselt kehv õpilane. Ta visati kooli ajal välja lausa 7 koolist. O pagal profesiją jis iš tikrųjų yra gydytojas, užsiema akupunktūrą. Aga ametilt siis hariduselt on tegemist arstiga ja tegeleb akupunktuuriga, see on siis nõelravi. Ir sako, kad gydytojai turi rašyti pacientams lygų istorijas ir dėl to dauguma gydytojų tampa rašytojais, nes nuo lygų istorijų labai lengva pereiti prie istorijų. Ja nagu ta ise siis veel ütleb, et kuna arstid peavad kirjutama ju haiguslugusid, siis sellest on väga hea lihtne edasi liikuda päris lugude jutustamiseni, sest sa oled harjunud lugusid paberile panema. Nii, ja nüüd ma võtan Liina käest sõna ära ja tutvustan siis Liinat, kes siin minu kõrval istub. Liina Itakaki, te näete siin slaidil tema raamatute, mida ta on illustreerinud esikaasi. Ta on kokku praeguse seisu illustreerinud 9 raamatut, nendest kindlasti siiani oli kõige tuntum see Siberi haiku, mis on ilmunud eesti keeles, see oli tema esimene, aga 9 raamatut, nendest 8 on saanud väga palju, nii nagu ka Mariuse raamatud, väga palju nii Leedu kui välismaiseid auhindu ja lausa 6 Liina illustreeritud raamatut toetuvad päris ajaloole, et need ei ole mingid välja mõeldud fantaasialood või muinasjutud, vaid tõepoolest reaalselt inimestega riikide ajaloos juhtunud sündmused ja igasugused sellised keerulised olukorrad. Ja mida siis veel Liina kohta, võib-olla see nimi Itakaki, et see ei ole Leedus väga tavaline. Liina on elanud päris palju aastaid Jaapanis, on õppinud seal ülikoolis, lõpetanud seal ülikooli, tegeles tema hoopis rahvusvahelise majandusega ja siis ühel hetkel
avastas, et oleks väga tore joonistada, tuli tagasi Leetu, lõpetas Kunstiakadeemia ja nüüd on üks kõige tuntumaid ja tunnustatumaid väga hea ja tore raamatu illustraator. Ja siin nüüd näete, et ma olen maininud mitut puhku raamatut Siberi haigu, et tõepoolest selle illustreeris Liina, aga tegelikult ka kirjanik Marius Martsinkevitšus ei ole teile üldse mitte võõras. Võib-olla olete näinud sellist raamatut Võlujärv. Muuseas, selle illustratsioonide näitus on praegu Tallinnas Lastekirjanduse keskuses, et kes satuvad, saate minna. Samuti Mariuse kirjutatud on siis selline väga tore raamatuke nagu Sõprus elevandilondil ja tegelikult siis veel üks raamat, millest me kohe varsti räägime. Aga tahtsin Siberi haigu kohta küsida, kas äkki keegi on seda lugenud? Ei tule tuttav ette see raamatuke, mis siin on. Kui te ei ole ka lugenud, siis võib-olla te koolis hakkate seda õppima, sest see on sattunud nüüd 4. klassi eesti keele ja 7. klassi kirjanduse õpikusse. Nii et kui isegi ei võta raamatukogust ja ei loe tervet raamatut, siis vähemalt pool rehkendust ehk jupikese saate õpikust. Prieš 3 metus, kai mes nusprendėme su Mariumi jau pradėti kurti šitą knygą Mergaitė su šautuvu, mes pagalvojom, kad turėtų būti gera knyga, kodėl neišleidus jos patiems ir įkūrėme savo leidyklą Misteris Pinkmanas. Ja lisaks sellele, et Marius ja Liina kirjutavad ja illustreerivad raamatuid, siis 3 aastat tagasi just selle raamatu väljaandmiseks, millest me täna räägime Tüdruk püssiga, otsustasin teha oma kirjastuse Mr. Pinkmanas, et anda siis välja oma raamat oma kirjastuses. Ir pati pirmoji mūsų leidyklos knyga Superbobutės yra išleista estiškai. Ja selle kirjastuse täiesti esimene raamat, mis nad välja andsid, leedu keeles Superbobutės, eesti keeles on siis Supermemmette, siin näete laua peal püsti, ka see on antud välja siis eesti keeles. Tai tokia smagi, pilna nuotykių istorija apie berniuką ir jo močiutę, kuri yra slaptoji agentė. Ja see on selline hästi lõbus, lustakas, seikluslik raamatuke, mis räägib ühe poisi ja tema vanaema seiklustest. Vanaema on superagent, salaagent. Ir šitoje knygoje labai daug veiksmo, pavojų ir juokelių apie pirdimą, dėl to vaikams labai patinka. Siin on väga palju seiklusi, väga selline tegus raamat, kogu aeg midagi sünnib ja selles raamatus on väga palju, nagu me nimetame, peerunalju, puuksuunalju, et siis see on üks põhjus, miks see lastele väga meeldib. O dabar pereisime prie pagrindinės knygos, kurią pristatyti šiandien atvažiavau, Mergaitė su šautuvu, istorija apie mergaitę partizanę. Ja nüüd jõuamegi siis kõige tähtsamani selle raamatuni, mida me täna esitleme. Leedu keeles on see Mergaitė su šautuvu ja eestikeelne pealkiri siis Tüdruk püssiga. Ši knyga Lietuvoje ir jau Italijoje surinko daug apdovanojimų ir tikimės, kad ir kai bus išleista estiškai, planuojama šį rudenį, jums Estijos skaitytojams taip pat labai patiks. See raamat on tõesti saanud Leedus, on valitud aastaraamatuks, just paar päeva tagasi Itaalias valiti parimas tõlkeraamatuks lastele ja nii edasi, et ta on pälvinud tähelepanu, seda on tõlgitud ja kahjuks nüüd siin täna me eestikeelset raamatut veel ei saa teile kätte anda, aga jälgige, öelge oma emadele, isadele näiteks, jälgige reklaami, raamat ilmub eestikeelsena septembrikuus. Nii et kõik on uus septembrikuus, kaasa arvatud parim Leedu lasteraamat. Tai kadangi knyga yra apie partizanus, pirmiausia noriu jūsų paklausti, kaip jūs apibūdintumėt, kas yra partizanas, kodėl vadinasi ne kareivis, o tokių kitokių žodžių, ko partizanai skiriasi nuo kareivių. Ja see raamat räägib metsavendadest.
kas sõna metsavend teile ütleb, kes on metsavend? Kelle kohta me ütleme metsavend? Ja ole hea. Ma ei suuda kirjeldada. Ma tean muidu, kes need on, aga ma ei suuda kirjeldada. Metsas. Jaa, Kivana Miškosse. Kas te oskate enam-vähem öelda, kas, kui ammu see oli või millega see on seotud? Te ei pea täpselt aega teadma. Kas see oli ammu? Kuidas? Teise maailmasõjaga. Jaa, Suandru Pasaulin ja Kaarususee. Väga õige. Ja ole hea. Siberis. Sibiria. Ei päris mitte. See on ikka meie kodumaaga. Ole hea. Ei tahtnud nagu, nad läksid metsa ja siis nad ei tahtnud nagu sõjas. Aha. Ei tahtnud Siberisse minna. Ei oli Miška, если оно рео kontakti Sibira. Ja. Nad ei olnud seadustele. Veneseadustele vist. Rusuvaldžiai nepaklusnus, sakysim taip. O kodėl jie slėpėsi miške, kodėl jie negalėjo atvirai kovoti su sovietų kareiviais? Aga miks nad ennast metsades peitsid, sest nad konkreetselt peitsid? Miks nad ei oleks võinud avalikult siis selle seaduse vastu astuda? Ole hea. Sellepärast Venemaa inimesed tahtsid neid Siberitesse viia ja nad põgenesid. Trenimas Sibiras. Teid, jah. Võib-olla oleks neid isegi ära tapetud, aga vahepeal nad käisid külas toitumismas ja siis võisid inimesed neid näha ja seda ära rääkida ja siis võis neile kallale minna ja neid ära tappa. Kad tai buvo pavojinga jiems? Trumpai pasakyti. Tai iš tikrųjų partizanai yra paprasti žmonės, kurie kovoja už savo šalies laisvę. Et jah, kõige lihtsam teie ka vastuseid kokku võttes tõesti, metsavennad olid need inimesed, kes võitlesid oma maa, oma riigi vabaduse eest. Nii nagu te nimetasite ju seda Vene võimu siin või seadusi. Jie pagal profesiją nėra kareiviai, jie niekada nesimokė jokiose karo akademijose. Tai gali būti ir mokytojas, pardavėjas, ūkininkas, bet koks žmogus, tokie kaip jūsų tėčiai. Jie tiesiog pasiėmė paprastus ginklus ir išėjo į miškus slėptis, kadangi jų buvo mažai, mažos grupelės nuo kareivių, kad jų nesurastų, nenužudytų. Dėl to turėjo slapta visą tai daryti. Ja tegemist ei olnud tavaliselt üldse mitte selliste professionaalsete õppinud sõduritega, vaid nad olid täiesti tavalised inimesed, nad võisid olla õpetajad, talumehed, põhimõtteliselt ütleme ükskõik, kujutame ette oma isasid, kes lähevad metsa selleks, et siis salaja võidelda võõra võimu vastu, kaitsta ennast ja oma riiki siis kõige selle eest. O kaip manot, ar partizanai buvo tik vyrai, ar buvo ir moterų? Mis te arvate, kas olid ainult mehed metsas või ka naised? Taip pat moteris. Taip, teisingai, bet dažniau moteris atlikdavo kitą svarbią užduotį, jos būdavo ryšininkės. Ja, olid tõesti ka naised, aga et nemad tavaliselt siis ju ei võidelnud otseselt, et nemad olid tavaliselt sellised sidepidajad, nagu te ütlesite, et metsavennad käisid ka külades ja siis naised vahetasid igasuguseid teateid. Ši knyga prasideda tokia iliustracija. Čia matote pagrindinę veikėją Magdę. Magdė slepiasi šuns būdoje ir per tarpą tarp lentų mato, kaip kareiviai suima jos šeimą. Ja siin me jõuame juba raamatuni, see on leedukeelne, need näited siin veel, aga see on täitsa algus. Esimene lehekülg, kus te näete peategelast, väikest tüdrukut, Magdat, kes peidab ennast koerakuuti ja näeb läbi sellise augukese, kuidas mingid võõrad sõdurid ajavad ära tema peret. Įsodino visus žmonės su sunkvežimus ir kažkur išveža. Kur buvo tremiami lietuviai, Latvijai, Estai ir kiti. Ja need võõrad sõdurid ajavad siis tema pere, panevad tema pere veoauto peale ja hakkavad neid siis kuhu ära viima. No seda nimetatakse küüditamiseks. Kuhu küüditati inimesi? Ei olegi tõlkida vaja, jah? Taip, teisingai Sibirą. Tai šita didžiulė geltona šalis yra kas?
Nii, mis see suur kollane maa siin meie selja taga on? Venemaa, Russia. Tuo metu jį vadinosi Sovietų sąjunga. Tol ajal siis ametlik nimetus Nõukogude Liit. Tai Sibiras buvo ir yra ir Sovietų sąjungos pietuose, per vidurį ir šiaurėje. Ja Siber tõepoolest on siis suur osa sellest Venemaast, nii ulatub lõunast põhja, et selline suur territoorium. Algiukas iš knygos Sibiro haiku buvo ištremtas į Barnaulą, kuris yra štai čia apačioj. See esimene raamat, mida me oleme maininud, Siberi haiku, see räägib ju ühe poisi, tema sõprade pere küüditamisest, näete see punane täpp siin, tema pere viidi siis sinna. Bet šitoje knygoje apie Magdę kareiviai jos neranda ir lieka savo kaime viena. Aga siin raamatus siis sellel väikesel tüdrukul Magdal õnnestub pääseda, need võõrad sõdurid teda sealt koerakuudist üles ei leia ja ta jääb täitsa üksinda. Tema pere viiakse ära, küüditatakse, aga see väike tüdruk jääb üksi maha. Laimė ją suranda mokytojas, kuris dabar yra partizanų vadas ir sako, negaliu savo mokinės palikti vienos, keliausim kartu gyventi miške. Aga õnneks leiab Magda siis tema õpetaja, kellest on saanud nüüd metsavendade juht ja loomulikult siis see õpetaja ütleb, et ma ei saa oma õpilast jätta üksinda, tule minuga kaasa, lähme metsa. Jie sulaukia nakties ir kai jau nieko nebesimato, išeina į mišką. Eina ilgai, kol galiausiai mokytojas sustoja ir įlenda į kažkokį urvą. Magdė pradeda lysti jam iš paskos ir atsiranda tokiam kambarį įrengtame po žeme. Ja õhtu pimeduses, õhtu varjus lähevad nad siis metsa ja käivad pikalt, kuni siis õpetaja ootamatult poeb mingisugusesse urgu ja Magda läheb tema järel ja sattuvad nad maa-alusesse sellisesse tuppa või kambrisse. Štai matosi, kad viršui auga medžiai, miškas, o po žeme gyvena žmonės. Kaip tokios požeminės slėptuvės vadinasi? Et te näete, te näete siin pildi peal ka, et üleval kasvavad puud ja siis maa all, puude all on selline tuba, kus on inimesed. Kas te teate, kuidas sellist maa-alust ruumi või tuba nimetatakse? Bunker, jah. Taip, teisingai. Tai bunkerį būdavo mažai vietos, dėl to partizanai turėjo labai mažai daiktų, pavyzdžiui, tokius dviaukščius gultus, stalą ir vat kas yra šitas daiktas. Seal oli väga vähe ruumi, tavaliselt olid siis sellised nagu kahekordsed narid, võib-olla laud ja näete see punane täpp siin. Mille peal see on? Mis asi see on? Ir matote, kaip yra paslėpta skaminas į tokį nulūžusį kelmą, kad nesimatytų miške. Ja siis see ahjukorsten on niimoodi peidetud sellise murdunud puukännu sisse, et see välja ei paistaks metsas. O kas čia per aparatas? Aga mis aparaat või masin see siin on, see pruun? Ole hea. Raadio. Teisingai. Kai kurie vaikai spėlioja, kad čia mikrobangė. Väga super, kohe hoobilt esimene vastus, et mis see on. Väga sageli lastele sellest raamatust rääkides ja seda pilti näidates on vastus see, et see on mikrolaine ahi. Ir tą bunkerį aš piešiau pagal tokią schemą, kurią radau muziejuje. Ir schemoje matyti, kad įėjimas į bunkerį yra padarytas visai šalia upelio. Ja need punkripildid on Liina joonistanud kõik siis jooniste ja piltide järgi, mis ta leidis erinevatest muuseumitest. Ja nagu näete siin pildi peal ka see sissepääs punkrisse läheb nagu läbi oja või jõe. Kodėl partizanai rinkdavosi tokią vietą prie upelio? Et miks metsavennad oma punkrid selliste jõgede äärde ehitasid, osate põhjendada? Ole hea. Sellest äkki saab juua. Kalma kärti. Et need Vene inimesed ei leiaks neid üles. Kadruse ja surastu. Mis mõttes ei leiaks üles? Mida see jõgi? Vee on raskem siseneda. Pervandini sun jõuilist. Ma tahtsin Sarnaselt öelda. Taip, jūs atsakymai teisingi ir dar pridursiu, kad kai
Jeigu vaikščiotumėm per samanus mišku, atsirastų takelis, kuris rodo, kur yra bunkeris, o kai einame per vandenį, nelieka jokių pėdsakų ir šunis negali užuosti kvapo. Ja kõik need vastused olid väga õiged ja lisaks veel, et kui me läheme ju metsal üle sambla või üle okste, siis jäävad maha jäljed, tekib võib-olla rada, aga et kui liikuda punkrini läbi oja või läbi jõe, siis ei jää mitte mingeid jälgi ja lisaks ei võta koerad üles teie lõhna. Ir čia yra nuotrauka atkurto bunkerio, jis seniau buvo po žeme, nematomas, dabar jis yra atkastas, kad būtų galima pasižiūrėti ir matosi, kad apačioje teka nedidelis upelis. Ja siin on nüüd üks tänapäeval taastatud punkritest, see oli mattunud täiesti maapinna alla, et nüüd on ta uuesti välja kaevatud ja nagu näete jälle see punane täpp tähistab, et selle punkri juures voolab selline väike ojake. Bunkerių buvo visokių. Pavyzdžiui, čia yra parodyta, kaip partizanai turėdavo įlysti į šulinį ir jau šulinio viduje būdavo slapta anga, pro kurią patenkama į bunkerį. Bet galite įsivaizduoti, kaip buvo nepatogu jiems laipioti ir tikriausiai labai tamsu ir šalta ten gyventi. Ja selliseid salakohti, punkreid oli väga erinevaid. Siin pildi peal on üks viis, kuidas neid ehitati, et tuli ronida läbi kaevu, näete seal kaevu seina sees on siis see urg, mille kaudu siis pääses, et võite ette kujutada, kui pime, kui rõsse, kui õudne oli tegelikult sellises punkris elada. O čia yra bunkeris pritaikytas ilgam gyvenimui po žeme, nes kartais partizanai pragyvendavo ir daug metų. Tai čia jie turi išsikasę tualetą, šulinį. Aga siin on üks nii-öelda moodsate mugavustega, võiks öelda, et vahel tuli ju seal punkris elada väga pikalt, mitu aastat ja siin on üks selliseid väga korralikke punkreid, et siin, kus siis oli näha, see koht on kaevatud lausa korralik tualetikoht. Samamoodi on siia rajatud siis selline kaevukoht. Ir dar jeigu įėjimas bus ilgai uždarytas, po žeme nebepateks oras ir bus neįmanoma gyventi, dėl to jie padarydavo tokių nedidelių skilučių, pro kurias po žeme patekdavo oras. Ja kui see sissepääs on suletud, siis tekib väga kiiresti ka see õhupuuduse probleem, et värske õhk ei pääse siis sinna sisse ja seepärast siis rajati selliseid õhuavasid, peidetud õhuavasid, mille kaudu õhk jõudis punkrisse. Taigi Magdė apsigyvena miške ir jinai turi išmokti slėpti savo pėdsakus, slėptis nuo priešo ir jai labai praverčia žiūronai, pro kurios gali matyti toli, ar niekas nesiartina prie bunkerio. Ja jõudes tagasi meie raamatuloo juurde, siis see väike tüdruk Magda jäigi elama metsa ja õppis peitma oma jälgi ja samamoodi teda väga palju tema elus aitas binokkel, sest läbi binokli nägi ta kaugele ega ometi vaenlased ei lähene. Ir vieną dieną jį pro žiūronus pastebi lapes, kaip mama lapė moko savo vaikučius medžioti. Ma võin ette öelda, et see lehekülg on minu lemmiklehekülg siit raamatust, see on nii nunnu. Aga siin siis olukord on see, kus ühel päeval tõesti Magda jälle sealt binoklist vaadates, mis ümberringi toimub, nägi, kuidas rebase ema õpetab oma lastele, oma kutsikatele saagi püüdmist. Siin näete hiireke, konnake, nii nunnu. Su tomis lapėmis jį beveik susidraugauja ir vėliau mama lapė yra sužeidžiama, jinai guli, nebegali atnešti savo lapiuką maisto, lapiukai matosi alkani, taigi Magda nusprendžia jais pasirūpinti. Ja Magda tegelikult sõbruneb selle rebase perega, ta jälgib allul läbi binokli neid mitut aega ja siis ühel päeval ta märkab, et rebase ema on vist viga saanud, et ta ei suuda enam oma poegadele süüa tuua. Naktį ji persirengia tamsiais rūbais, išsipaišo savo veidą pelenais, kad nesimatytų ir išeina į karinį žygį. Ja Magda otsustab oma sõpru rebaseid aidata. Ühel õhtul paneb ta selga tumedad riided, määrib ära oma näonõega ja otsustab minna sõjalisele operatsioonile rebastele süüa hankima.
Gal visgi būtų galima išjungti viršutinės šviesas, kas korraks selle ülemise tule saab ära lasta? nes dabar bus tokia įtempta vieta. Nii me korraks laseme tule ära, sest nüüd tuleb selline pingeline koht. Nüüd tuli juurde ja Magdė ateina į priešo stovyklą, kareivis miega, Magdė perlipa per tvorą, Magda läheb vaenlaste Vene sõdurite kasarmusse. Nagu näete, valvur on uinunud. ir čia Tiina paskaitys jums ištrauką iš knygos. Ja nüüd siis, et tõepoolest see raamat tuleb eesti keeles, väike katkend. Siis hiilisin köögini. Seal oli vaikne ja pime. Katsusin ettevaatlikult ust. Lukus. Läksin akna juurde. See oli ka kinni. Tõmbasin noa välja. Ei, liiga väike. Siis võtsin pihku suure põdrasarvest peaga pussnoa ja hakkasin akna kallal nokerdama. Kraaps, kraaps, kraaps. Aga aken oli hea, tugev ja seda polnud nii lihtne lahti saada. Järsku tundsin, kuidas kananahk kihule tuli. Keegi vaatas mind. Kummardusin ja pöörasin ringi. Puss üles tõstetud käes, valmis end kaitsma. Pimedusest vaatas vastu 2 suurt rohelist silma. Need särasid kuuvalgel. Vaatasin lähemalt. See oli kass, must kass. Teda polnud öös peaaegu nähagi. Nagu ka mind, naeratasin ja pilgutasin silma. Vaatasin ringi. Järgmise akna kohal oli veel üks väike aken, õhuaken. See pole kindlasti nii kõvasti kinni, mõtlesin. Ja tõepoolest, roninud aknalauale ja pistnud noatera sisse, sain haagi kergelt lahti. Ma olen tõeline murdvaras. Ehk oleks mul parem nimetada end varjuks öös, mitte metsaõeks. Tõmbasin end üles ja pugesin aknast sisse. Täiskasvanu siit muidu sisse ei mahuks, kuid minusugusele oli see täpselt paras. Minusugusele ilma seljakotita. Sellega ma tegingi suurima vea. Kallutasin end allapoole ja juba puudutasin kätega peaaegu lauda, kui tundsin, et ripun. Seljakoti jäi kuhugi kinni. Hakkasin rabelema ja libisesin ühe allapoole. Äkki ei pidanud üks rihm vastu, rebenes ja ma kukkusin alla metalllauale. Potid lendasid kolinal laiali ja seljakott langes mulle pähe. Kuulsin väljas samme ja pominat. Müra peale ärkas valvur üles. Ta lähenes tassulambi valgust näidates. Lipsasin laua alla, siis tuli meelde ja kargasin välja, et laua peal vedelev seljakott kaasa haarata. Prožektori kiirtevihk valgustas kööki. Nüüd näeb ta ümber aetud potte ja minuga on lõpp, mõtlesin. Kuulsin, kuidas valvur ukse taga seisatas, võtmed kõlisesid. Ir čia Magdė išgelbėja katinas, pasičiupęs dešrą. Kareivis pamano, kad čia jis kėlė triukšmą ir kai kareivis išeina, Magdė prisikrauna pilną kuprinę maisto. Ja tuleb välja, et see sama salapärane must kass päästab Magda naha. Nimelt siis valvur, kes tuleb sisse, näeb kassi, hambus vorst ja valvur on veendunud, et kass vorstivaras ajaski need potid ümber. Ir nuneša vieną žąsį lapėms ir lapiukai išgelbėti nuo bado. Ja siis Magda saab ja oma rebastele viia süüa. Šitoje knygoje Magdės laukia daugybė sunkių ir pavojingų iššūkių. Vieną naktį grįžta sužeisti partizanai. Aga tundub, et see eluke on selline tore ja lõbus, eks, aga ei, selles raamatus tuleb Magdal siis kokku puutuda väga tõsiste asjadega. Näiteks ühel ööl tulevad tagasi tema kaaslased, metsavennad, kes on saanud haavata. Ir blogiausia, kad sužeistas yra jų gydytojas. Žaizda nugarosis negali jos pasiekti, taigi paprašo Magdės, kad Magdė žaizdą išplautų ir susiūtų.
ja kõige halvem on see, et viga on saanud ka metsavendade arst, see, kes muidu tavaliselt teisi ravib ja see haav on seljal, nii et mees ei saa ise mitte midagi teha ja tal ei jää muud üle, kui ta palub väikest Magdat, et Magda teda aitaks, peseks, puhastaks haava ja õmbleks selle kinni. Pakelkit ranką, kas iš jūsų nebijotumėt kaip Magdė susiūti žaizdą savo draugui? Noh, tõste käed, kes julges oma sõbra seljal haava kinni õmmelda. Aha, būsimieji gydytojai nemažai yra. Tere tulemast, tulevased arstid, teid ei ole vähe. Rõõm näha. Vėliau Magdė turi pereiti per pelkę, nes partizanai negali, jie vyrai dideli, sunkus paskestų ir parnešti partizanams sprogmenų. No üks näide veel, millised väljakutsed Magdat ootavad. Magdal tuleb minna üle soo, seljakott seljas, sest tal tuleb tuua lõhkeainet ja metsavennad, kes on suured, rasked mehed, ei saa üle soo ise mindud, nii et väike tüdruk oma seljas toob lõhkeainet. Matryšininkės atnešė žinę, kad atvažiuoja sovietų kareivių traukinys pilnas visokios ginkluotės ir partizanai neatsilaikys. Sest sidepidajad on toonud sõnumi, et läheneb nõukogude sõduritele selline relvastuse abirong, kus tuuakse väga palju relvi ja selleks, et seda rongi peatada, pidurdada, on vaja seda lõhkeainet, et rööpad õhku lasta. Magdė atneša sprogmenis laiku ir partizanam pavyksta susprogdinti bėgių, sustabdyti traukinį ir padaro didžiulį badabum. Ja Magdal õnnestub õigel ajal see lõhkeaine kohale tuua, rööpad lastakse õhku ja tõesti pidurdatakse see rong kinni. Suur pauk. Tai visą šitą knygą, kadangi jinai paremta tikra istorija, aš piešiau naudodama daugybę nuotraukų. Ja kuna see raamat, see ei ole väljamõeldis, see ei ole fantaasia, vaid tugineb päris ajaloole, siis seda joonistades Liina kasutas väga palju fotosid. Istorijai labai svarbu visos detalės. Pavyzdžiui, iš istorikų sužinojau, kad partizanai pistoletą visą laiką segėsi kairėje pusėje, o rusų kareiviai dešinėje. Ir iš to buvo galima atskirti ar saviškis, ar priešas. Ja ajaloolastelt ja nende ajalooliste fotode pealt sai ta väga palju väärtuslikku infot. Näiteks sai ta teada, et metsavennad kannavad püstolit alati vasakul, vasakul ja Vene soldatid või sõdurid kandsid alati paremal. Ja juba selle pisikese asja järgi oli aru saada, kas on tegemist oma või vaenlasega. Tai visi žmonės yra piešti iš nuotraukų, štai partizanės tikros tapo knygos veikėjomis. Nii et kõik selle raamatu inimesed, tegelased on joonistatud tegelikult ajalooliste fotode järgi ja näete siin neid kahte naisterahvast, kes on ka raamatus, tunnete kindlasti ära foto ja pildi, et nemad on siis metsavendade sidepidajad. Taip pat muziejuose reikėjo susifotografuoti, kaip atrodė visi daiktai antrojo pasaulinio karo metais, pavyzdžiui, šautuvai, pistoletai. Väga palju tuli teha igal pool pilte, fotosid, muuseumites ja nii edasi. No näiteks, et kuidas teise maailmasõja aegsed relvad välja nägid, et neid täpselt kujutada. O kas čia yra, žinot? Mis siin on, teate? Taip pat Magdės naudojami žiūronai yra tikri partizanų žiūronai. Ja ka binoklist oli juba juttu see sõjaväe binokkel, mida Magda raamatus kasutab, näete siin, et ka see on täiesti reaalne tolleaegne binokkel. O sunkiausia buvo rasti batus ir nusifotografuoti padus, kuriuos žinojau, kad man reikės piešti, nes muziejuose eksponatų dažniausiai negalima liesti. Kõige suurem väljakutse, kõige raskem oli leida tolle aja jalanõusid, sest selles raamatus on väga olulisel kohal just igasugused saapad, säärikud ja nende tallad, aga muuseumites, kui ka see eksponaat on, seda ei tohi puutuda, sa ei tohi katsuda ja siis tuli kuidagi hakkama saada nende fotodega. Knygas aš piešiu paprastu pieštuku ant paprasto popieriaus. Ja tänapäeva, mõtleme 21. sajand AI ja nii edasi, aga
siin istub raamatu illustraator, kes joonistab oma pildid alati tavalisele paberile ja tavalise pliiatsiga. Tai, kad nupiešti šitą knygą, man reikėjo, kiek čia matau, 5 sąsiuvinių ir dar krūvelės popieriaus. Et joonistada selle raamatu pildid oli tal vaja, nagu te siin näete, vähemalt 5 sellist korralikku paberiplokki ja tegelikult see ei ole veel kõik, ta ostis juurde paberit päris palju. O vėliau viską skanuoju, persikeliu į kompiuterį ir į kompiuteryje uždedu daug sluoksnių ir spalvų. Ja loomulikult harilik pliiats, see tähendab mustvalget, eks halli joont. Hiljem ta skanneerib kõik sisse ja alles arvutis siis kihilt hakkab ta lisama värve. Tai šitoje knygoje yra 218 puslapių ir visi jie iliustruoti. Siin raamatus on 218 lehekülge ja kõik leheküljed on illustreeritud. Marius metus rašė, aš metus paišiau, tai mums užtruko 2 metus šitą knygą sukurti, bet vaikai sako, kad perskaito net per 1 dieną. Selle raamatu valmimine võttis aega 2 aastat. Marius kirjutas aastaaja teksti, Liina joonistas 2 aasta pilte, aga lapsed, kes selle raamatu kätte võtavad ja lugema hakkavad, ütlevad, et loevad läbi 1 õhtuga. Tai kai bus išleista knyga estiškai, galėsite ir jūs paskaityti ir įdomu, kiek jums užtruks laiko. Ja kui see raamat on ilmunud eesti keeles, head leidke see üles, lugege, kui kaua teil aega võtab, kas piisab 1 õhtust või läheb 2 päeva. Tai knygos pristatymas baigtas, bet gal norite dar kažko manęs paklausti. Põhimõtteliselt meie oma sellises ettevalmistatud slideshow siinkohal nüüd lõpetame. Tahate midagi küsida? Nes paskui mes pereisime prie tokių linksmų skautiškų žaidimų. Sest pärast seda nüüd me teeme ka mõned mängud teile. Aga võib-olla enne mänge tahate küsida? Tahtsid? Kas seda saab siit raamatukogust ka värvikeda? Ja kui raamat on ilmunud septembrikuus, siis kohe kindlasti saate ka siit raamatukogust, aga praegu näiteks sissejuhatuseks, kuni veel ei ole tüdruk püssiga ilmunud, võtke siit raamatukogust raamat Siberi haiku. Ka siin on Liina pildid ja samamoodi räägib ühe väikese poisi loo. Poiss küüditatakse koos pere ja sõpradega Siberisse. Ka see on graafiline romaan, kõik leheküljed piltidega. Ja ole hea. Nii, ole hea, meil istub siin kirjastaja. Leelo, 7. septembril raamat tuleb. Aitäh sellise konkreetsuse eest. Nii peabki. Ja ole hea. Kui vanast tüdruk see on? Kiek määrdu mõttei? Knygoje neparašyta, bet mes spėjame, kad jinai yra pradinukė, galbūt trečiokė, nes dar tik mokosi skaičiuoti, rašyti. Täpselt raamatus ja seal tekstis öeldud ei ole, aga umbes, ütleme algklasside laps, võib-olla 3. klassi tüdruk, sest ta osab lugeda, osab kirjutada ja tegutseb niimoodi, et võiks olla umbes võib-olla 3. klass. Ja, ole hea. Kas raamatu lõpus ta nägi enda verega? Arsusi tiksu šeima, knygos pabaigoje. Tai nepasakyta, jums reikės patiems sugalvoti, nes pabaiga pamatysite tokia truputį neaiški. Lõpp jääb natuke selliseks lahtiseks selles mõttes, et tema pere ju küüditati, viidi ära Siberisse ja need olid ikka pikad aastad, mis need inimesed pidid seal Siberis veetma. Nii et see jääb meie kui lugejate otsustada, kas me tahame õnnelikku või natukene vähem õnnelikku lõppu. Kindlasti tahame õnnelikku, nii et kindlasti kohtub, aga mitte selle raamatu leheküljedel. Viskas. Tai tada gal mes patraukiam daiktus ir pasirašėme. Nii, valmistume siis mängudeks, jah? Ir tada reikės šviesų ir patraukti baldus ir stalą. Nii, ja nüüd tuleb natukene ette
ette kujutada. Kujutage ette, et meil tuleb, mitte midagi muud ei jää üle, tuleb minna elama metsa ja tuleb seal vastu pidada päris pikalt, ütleme 2 nädalat. See tähendab, et seljakotti tuleb kaasa pakkida kõik kõige hädavajalikum. Tai ką jūs pasiimtumėt, kokie yra tie reikalingiausi daiktai, po vieną sakykite. No öelge ükshaaval asju, mis on metsas ellu jäämises kõige hädavajalikumad. Ole hea? Mõistas? Taip, nepasiėmiau maisto, bet teisingai. Nii, ütle. Meditsiinos reikmenis. Taip, vaistinėlę turime. Väike apteek, ja. Vanduo. Vandens įsivaizduokim, kad miške bus šaltinis ir mes turėsime gertuvę, į kurią įsipilsim. Kujutame ette, et seal on allikas ja meil on lihtsalt kaasas selline joogipudel, mida me saame täita. Vesi. Palapinė. Taip, palapinės irgi nepasiėmiau, būtinai reikės, o palapinėje miegosim miegmaišyje. Jah, telki meil küll kaasas ei ole, aga telk kindlasti, aga on vaja ju magamiskotti. Jaa, miegmaiši norėjo pasakyti. Ole hea. Degtukai. Degtukų, taip, arba žiebtuvėlį, tik žinot, miške, pavyzdžiui, gulis lietus, degtukai gali sudrėkti. Jah, et metsas võib olla niiske, rõske ja tikud võivad saada märjaks. Todėl mes turime tokį skeltuvą, kuris nešlampa ir galima su juo įskelti žiežirbą ir pasidaryti ugnį. Tuleraud just nimelt, täpselt. Tuli täitsa õige sõna. Šilti rūbai. Gerai, aš neturiu šiltų, bet turiu nuo lietaus, lietpalti. Et päris sooja riideid kaasas meil ei ole, aga on vihmamantel, vihmakeep. Mis veel? Hädavajalik, et ellu jääda. Kaip gaminsim maistą? Maisto gamybai kas reikalinga? Nii, ole hea. Šviesa, no bet... Taip, štai turiu prožektorių. Nii, taskulamp on olemas. Peilis. Peilis būtinai reikalingas. Ilmtingimata vajalik. Kellel käsi oli? Žiūronai. Taip, turiu tokia viena akį žiūroną. On üks väike binokkel. Aga kuidas metsas süüa teha? Kuidas me nimetame päris mitte gaasipliit, aga... No tikud meil olid, tuleraud. Apia mõista, keeb ka minti. Ka tera tuinės. Na, gaminsim ant laužo, bet mums reikės kažkame tą maistą virti. Tai turim katiliuką. Jaa, puodat čia sakė. O katiliuko dangtį galima naudoti kaip keptuvę. Nii, on võimalus, et meil on tuleraud, teeme lõkke üles ja meil on selline katelokk, eks ole. Siin sees saame suppi, putru, mida iganes ja seda kant saame kasutada siis näiteks kruusina. Ir dar, kad nepasiklysti miške arba atrasti kelią, kas reikalinga? Et metsas mitte ära eksida, leida teed. Kompas. Teisingai, kompasas. O kas dar miške labai trukdo tokie kandantis? Mis metsas veel, kui me lähme seenele marjule, jubedasti segavad meid? Hammustavad, näksivad. Tai mums reikia ko? Mida meil on vaja sääse vastu? Sprei. Taip, teisingai. Dar mums miške pravers virvę. Nöör. Paskui čia turiu lūpą, padidinamą į stiklą. Luup, suurendusklaas. Kam reikalingas miške? Milleks seda metsas on vaja? Ahaa, kad vabalus pažiūrėt. Noor O botaanik. žinot, kad galima nukreipti saulės spindulį ir tada užsidega ugnis? Jah, ugnim. Täpselt nii, kui on hea selline päikseline ilm, päikese kiire püüate kinni ja selle on võimalik tuld teha. O kas čia per daiktas? Aga mis see on? See on see, kui see õõru edasi tagasi läheb nagu uuesti kumbaks. Ja siis see on sunnatud õigaardes. Kaalimaa pjaut. Taip, pjūklas, medžiai pjauti. Puu lõikamiseks, tõepoolest nii, et sul oli täiesti õigus, et kui niimoodi tõmmata edasi-tagasi, siis saad puud lõigata sellega. Dabar paprašysiu mokytojų atsiųsti po 2 vaikus iš kiekvienos klasės čia ant scenos. Nii, kus on meie õpetajad?
Väga tore, siin on 2 klassi, eks ole. Ja 2 klassist ei keturi või kõik. Taip. Õpetajad, olge head, mõlemast klassist 2 last. Kes on need 2 last, kelle te siia saadaksite? 20. 0 ei ole number. Nii, väga... Kolmas on... Nii? Sa teadsid, et see on 3. või? Nii. Mina saan vastu. Ateikit čia į priekį prieš į stalą. Čia, ne. Mõlemast veel 1. Greičiau, nes dar žaidimas laukia. Nii, ateis. Ir dabar sustokit arti stalo, kad matytumėt visus esančius daiktus. Nii, seis kõik 4 siia järjest üksteise kõrvale laua taha, et te näeksite kõiki asju, mis on laua peal. Jums reikia atsiminti viskas, kas čia padėta. Tokią nuotrauką galvoj pasidarykit. Ja te peate meelde jätma kõik asjad, mis on siin laual. Tehke enda pähe 1 foto. Vėliau aš 3 daiktus nuimsiu, jums reikės pasakyti, kas prapuolė. Ja Liina võtab ära 3 asja, te peate ütlema, mis asjad ta ära võttis. Nes kai esam miške, kiekvienas daiktas svarbus. Neturėsim kompaso, paklysim, neturėsime skiltuvo, nebus ugnies. Sest metsas on absoluutselt kõik need asjad eluliselt hädavajalikud. Nii et kui ta võtab ära 3 asja, siis mis on need asjad, mis ta ära võtab? Jätke meelde kõik, vaadake, tehke foto enda pähe. Suskaičiuok dar iki 10 ir tada reikės užsisukti. Nii, loeme 10 ja siis nad pööravad ringi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gerai, dabar aš nuimsiu 3 daiktus. nii. Sakyk, ką aš kalbu. Nuimu 3 Ja, daiktus. Liina võtab ära nüüd 3 asja. Paslėp. Ir galit atsisukti. Ja nüüd on asjad võetud, pöörake ringi. Kas dingo? Mis kadus? Lupa. Luup. Dar Mis 2. kadus? Susijęs su maistu. Puudu laua pealt. Toiduga on seotud see asi. Taskunuga. Peilis. Taip, ir dar vienas su maistu susijęs daiktas. Ja veel 1, kui kõht on tühi. No, võib-olla mitte kõht on tühi, aga siiski toiduga natuke seotud asi. Didelis. Ei ole need tule tegemise asjad. Need ei ole ka Ei need ole. sees teha toitu. Didelis ir žalias. Praegu need olid pisikesed asjad, mis olid kadunud, aga ta võttis siit ära ühe suure asja. Mis oli suur asi? Natuke nagu sellise... No eluks nii hädavajalik. Gerai, pasu- Vesi, vanduo. Gerai, pabandykim dar kartą. Dar geriau įsidėmėkite daiktus. Nii, proovime ühe korra kiiresti veel. Veel kord asjad meelde. Nii, nüüd on teine võimalus. Nes paskui aš jau nuimsiu 4 ir dar viską išmaišysiu. Sest nüüd ta võtab ära 4 ja ajab asjad laua peal sassi ka. Tai vėl skaičiuojam iki 10, o jūs žiūrėkite. Teie vaadake, et kõik asjad, mitu asja on, kus asjad on, mälu, hakkame lugema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pöörake ringi. Ja nüüd võtab Liina ära 4 asja. 1, 2 on võetud. 3 on võetud.
Nii, 4 on võetud, oodake veel. Nüüd paneb natukene asjad ringi laua peal. Galima atsisukti. Ja võite ringi pöörata. Mis on kadunud? Kompass. Kompas. Kas oli kompass kellegi käes? Näed, apteek. Vaistnėlė. Vaistinėlė apteek. Miegmaišis. Ar buvo? Aha. Irtar, jah, on küll. Üks asi peab veel olema. Raudonas daiktas. Punane asi annab Liina teile vihje. Sprei, odu. Teisingai, antrą kartą puikiai pavyko. No, te väga hea mälu on teisel korral. Super, jääte metsas ellu küll. Ačiū labai, galite grįžti savo vietas. Aitäh teile, võite oma kohtadele minna. O dabar kviesime kitus vaikus po vieną iš klasės, vieną berniuką iš vienos klasės ir mergaitę iš kitos klasės. Nii, ja nüüd siis veel kord, ühest klassist oleks hea, kui tuleks poiss ja teisest klassist oleks hea, kui tuleks tüdruk. Nii, üks noormees tuli. Nüüd on meil tütarlast vaja, jah? Dabar bus miegmaišių rungtis. Įsivaizduosime, kad miegame miške. Nüüd tuleb magamiskoti võistlus. Kujutame ette, et siin on mets ja me magame metsas. Ir staiga pasigirsta šūksnis pavojus. Ja korraga kostub hüüatus, oht. Tai vaikui reikės išlysti iš miegmaišio Teil tuleb magamiskotist välja ronida ir sukišti jį atgal į maišelį. ja see kiirelt siia kotti tagasi toppida. Aš parodysiu, kaip tai daryti. Liina näitab, kuidas seda teha. Nereikia kažkaip ten specialiai jo lankstyti, tiesiog va taip sukišti. Et ei pea kuidagi väga kaunilt seda rulli keerama ja pakendama, vaid lihtsalt toppima. Kas pirmas va taip supakuos ir užseks ir paduos man, tas nugalės. Nii, kes esimesena sellise pakendi valmis saab, see võidab. Tai dabar ruošiamės miegoti. Reikės nusiauti batus Võtke omal potased jalast ir atsigulti į miegmaišį. ja pugege magamiskotti. Įsivaizduokim, kad dabar yra naktis, Kujutame ette, et praegu on öö, miške tylu, visi miega metsas on vaikne, kõik magavad ir staiga pasigirsta žingsniai. ja korraga kostuvad sammud. Padarykime žingsnius, kad kažkas Tehke eina. sammu häält Ir sargybinis sušunka pavojus. ja valvur hüüab oht. Apa, pavojus. Turu, tempo. Kas greičiau sudės? Stalin Kabaka Astonia perukka ei kuva keturivaid veida pardardu teosliams. Nii, ja võitja on teada, hurraa! Pavyko! Nii, Tarvi on arvata. Ja teeme ühe korra vastupidi siis sellest, kus oli poiss, sellest klassist tuleb nüüd tüdruk ja sealt, kus oli tüdruk, tuleb nüüd poiss. Gerai, nusiaukit batus ir einam Võtke ära miegoti. potased ja saate kohe magama.
No nii, Miške tylu, metsas on taas vaikne. visi miega ir pasigirsta žingsniai. Kõik magavad ja kostuvad sammud. Top, 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 top. Ir šūksnis pavojus. Oht! Oht. Ruutu, ruutu! Väga tublid. Nii, kes olid meil need 4 esimest, kes käisid ja 2, kõik 6 last, tulge korra siia veel tagasi. Teie ära minge. Nii, teil on kokku 8, on ju nii? Mu matemaatika on õige. Mul on siin selle raamatu Tüdruk püssiga väikesed postkaardid. Nii et igaüks mälestuseks sellest mängust saab võtta oma käega ühe väikese postkaardi. Papa, ole hea, anna mulle see kätte. Jaa. Jau nebedarom? Jau nebedarom viskas? Kaip nori. Man atrodo, Kall. Nii, aitäh teile. Paklausk, ar dar nori paskutinį kartą kas nors. Neturim laiko? Ai. Ok. Gerai. Tada padėkojam, ne? Nii. No ma loodan, et saite väikese ettekujutuse, mida see raamat endast kujutab, mida tasub septembrikuuni oodata. Ja tegelikult see info oli ka seal, ma ei tea, kas õpetajad või said selle koolides, et kui teil on soovi ja on kaasas võib-olla paar väikest eurot, et siis te saate osta näiteks supermemmede, kas tätokaid või klepekaid ja samamoodi ka see Tüdruk püssiga näiteks Magda, kus sul on kurdava liptukai mul lähevad nüüd juba keeled niimoodi silpidena sassi, et saame näidata, et kes soovib, saab endale näiteks osta Magda kleepsud, kui te tahate, ega see ei ole kohustus. Parodyti? Mergaitė su šautuvu. No näiteks Magda kleepsud on sellised. See väike tüdruk oma koeraga, koer on seal väga tähtis tegelane, koer rulli ja nii edasi, nii et kui kellel on soovi, siis võite endale mälestuseks osta või siis neid, kes on lugenud ja teab supermemmesid, siis ka selle tätokaid ja kleepse on võimalik osta. Äkki teil on küsimusi veel? Me oleme nüüd tund aega teid siin rääkinud, sundinud teid seljakotti ja või mitte seljakotti, magamiskotti ja magamiskotist välja ja nii edasi. Äkki teil on hoopis meile mänge või mõtteid või küsimusi või? Ei? Täitsa vaikus. Ära ka ei taha veel minna või? No täitsa huvitav. Eks ne noori šeiti. Lausi unjara. Täsam. Gerai, tada paklausiu, kas iš jūsų yra miegojęs miške palapiniai miegmaišiai? Kes teist on maganud metsas magamiskotis, telgis? O, visai daug. Tai tikiuosi, kad paskaičius knygą užsinorės vėl tai pakartoti ir pabūti kaip Magdei, pagyventi miške, patirti nuotykių, nes mes labai dabar sulindę į telefonų, sėdim namuose, tai Magdės knyga tikrai įkvėpia nuotykiams.
Ja Liina loodab siis, et pärast seda, kui te olete selle raamatu läbi lugenud, tahate te seda korrata veel ja veel, minna metsa, võtta kaasa oma telk ja magamispott, ööbida metsas, elada läbi neid metsaseiklusi, mis teid ees ootavad. Nii et mõnusat raamatu lugemist ja mõnusat loodusega tutvumist, sõbraks saamist. Taip pat Kuidas? Ma ei kuule. Kiek tau metų? man 45. 45. Tema on 45 aastane. Ma tahtsin küsida, et kas te jagate neid kolme seal? Meil on väga tähelepanelikud lapsed muuseas. Aitäh sulle. Tead, mulle väga meeldib, et tänapäeval on lapsed väga konkreetsed ja asjalikud. Mitte mingit ninnu-nännutamist ja ümber nurga rääkimist. Loomulikult need kommid on teile ja loomulikult me jagame ka neid komme teiega. Nii et ärge muretse, te saate kommi. Nii et head silmad, tubli poiss. Kes joogilis klausimas? Ar ta lindsid? Gerai, tai tada užbaig kažkaip tai ir viskas. Nii et tõmbame siis siia joone alla, et saaksite rõõmsalt komme süüa. Aitäh! Kohtumiseni!